Tere hommikut! Hommik! Kus me oleme? Oleme Šveitsis Silvaplanas ja siin nüüd siis umbes järgmised 2 nädalat, sest et siin on MM. 3 nädal. Jah. Lisad midagi veel? No, võime midagi lisada. Oleme siin õigemini siin all Silvaplana külas on ühel eestlasel hotell, nii et ööbime tema juures ja väga mõnus on siiani olnud. Oleme küll ainult ühe öö olnud, aga õhtusöök oli väga hea ja hommikusöök ka, nii et mida paremat tahta. No sellest kõigest pikemat ma arvan siis, kui me hotellis oleme. Kui me mõni päev võtame aja, et sellest rohkem rääkida. Ja, võt. Aga nüüd siis lähme vaatame. Nüüd siis varsti vaatame raja üle ja siis hakkab parisõidu treening. Nii et näeme rajal. See prille ei peaks vahetama? Peaks küll, ma arvan. Kohvikust välja tulles alguses tundus, et on pilves väga, aga pilv liikus ära ja nüüd tundub juba päris hea ilm. Nii et vahetan varsti prillid ära. Super, das ist gut. How is it going? Hey, enough cameras. I did my job, so I'm finished for today now. Number 16. 16, jah? Tiinsis olid 18. Olin. Et 4. koht tõstis natukene vedete poole. Tõstis. Areng. Oleme rajal. Oleme rajal. Esimese sektsiooni juures reilid. Ja. Tundub hästi palju ümberhüppega reile jälle. Ja, tundub. Muidugi praegu, kui see kuidagi tundub natuke väike, et eile õhtul me nägime rajast siis 3D tehtud mudelit, et seal tundus kõik hästi suur, aga siin kuidagi vaatad, et need reilid tunduvad nii koos ja lühikesed, et jah. Kuidas seda teine sektsioon tundub? No, teine sektsioon tundub, et on üles reil, aga siin tundub, et on maandamine hästi pikk, et siit siis näha, ma arvan, 2-kordseid, mida tavaliselt võistlusradadel ei tehta, et siis reili pealt 2-kordselt maha. Tavaliselt, kui tehakse 1-kordselt. Meie selle peale veel ei tea, kas mõtleme. Jah, eks me vaatame, kuidas see tundub. Aga nüüd on... Edasi on 3 hüpet, siis on 4 hüpet vist ja siis on viimane reilisektsioon. Aga lähme siis vaatame viimase reilisektsiooni tule. Jah. Siia võib-olla tegelikult saaks selges peale. Saaks, jah. See tähendab, et 4. hüppe Maandu selges. Do a nice with 180, another one. Tuleb midagi välja mõelda? Tuleb midagi välja mõelda, jah. Kuidas seda sellest hüppest teha? Hästi välja tuleb. Aga lähme üles. Jah. Mäel käidud? Ja oli üsna pilves, et soodas lund, hüpata väga ei saanud, aga reili sai sellest natuke teha. Midagi saime harjutada, midagi pikka harjutada. Aga hotellist nüüd? Jah, et see on meie hotell. Siin on ka Eesti lipp, kuna seda hotelli omab üks Eesti naine, Malvika, et on siin Šveitsis elanud juba umbes 15 aastat. Nüüd jah, siin me ööbime ja lähme vaatame sisse. Hotell on väga uhke. 4-tärni hotell, et muidu meil on natuke leebemad majutused. Ja, et aitäh Malvika, et meid siia kutsusid. Ja siin hotellis söögiga väga kokku ei hoita, et õhtul on 4-käiguline õhtusöök. Mitte, et sa muidu poiss nälga jääks. Jah, seda küll, aga siin tuleb vist vaadata, et üle ei söö, et süüa on. Aga kodus on ka süüa? Jah, aga... Mitte 4 käiku? Jah. Et siin on ka Eesti kokk, Martin Setomaalt, et kindlasti näeme ka teda. Ja
jah, varsti on õhtusöögiaeg ja siis juba homme jälle mäele, nii et näeme homme. kõik hästi või? Oi, hommikul maasikad või? Jah. Mustikaid võtame ka. Ma loodan, et see on sul See on eelroog. eelroog ja hommikusöögil. Jah. Mis meil lauas ootamas oli? Lauas ootas väike tervitus Mallikalt, et kook, kaart. Taga on ka kirjas, et edu finaalis, nii et aitäh. Ja eile, ma arvan, läks üsna hästi. Õnnestus saada finaali oma grupis 5. 2 grupi peale kokku siis 8. Ja jah, homme siis on finaal, täna on vabapäev. Algselt pidi küll finaal toimuma ülehomme, aga kuna lubab kehva ilma, siis proovitakse teha homme. Nii et jah, sööme siis hommiku ära ja teeme, ma arvan, suusad homseks võistluseks valmis. See on korralikult. See on korralikult, küll ei tea. Mis te nüüd teete siis? Ehk siis Šveitsi kohaliku spetslet, ehk siis Eesti mõistes limpe. Ühesõnaga, hoiad siit kinni, tõukad vastu, selle poolega hoiad siis, ma ei tea, kuskilt kraani. Ja nüüd tõukad läbi. See sama asi tuleb siis täna kirve kõrvale. Lindid on Austrias ja Šveitsis vist üsna populaarne asi või? Ikka jah, ma olen Saksamaa ka, see on nagu suht sama toit. Igal pool tehakse erinevad, on ka võimalik nagu natuke suuremaid teha, mille nimi on siis pitsokkel. Et erinevaid mõttes. Ja siis kõik keeb 5 minutit kuskil. Selles on tähtis see, et limp ei tohi jääda nagu tooreks seest, kuna hiljem muidu hakkab mädanema, kuna on värske muna sees. Ehk siis sees ongi tegelikult jahu, muna, sool ja natuke mullivett, ongi kõik. Super. Siin taga on need nokid, mis hoiavad kinni. Tõmbad enda poole? Jah, tõmbad enda poole, tõmbad seda niipidi ja siis hakkad tõukama. Jah. Sa võid natuke rohkem alla, nagu seda allapoole lasta, siis ta tõukab nagu rohkem. Jah. Väga lihtne. Teed nüüd valesti, siis peame meie õhtu sööma. Ei ole hullu. Rahulikult. Eks see tegemine teeb meistriks. Kuidas on poisid köögis? Raske öelda, vähe on veel. Aga esimene kord kõigeks. Ma vist varem ei ole klippe teinud. Esimesed ära või? Vaikselt küll, jah. Ja, tere. Henri olen. Ja, sain Martini käest numbri. Et Henri Sildar olen. Ja. Et lihtsalt isa kogemata ja siis pani numbri telefoni praegu, et jah. Aitäh. Otsustati, et siis ikkagi homme. Jah, et homme tehakse võistlus ära, et siis on ilm vist veel enam-vähem, et natuke võib-olla tuuline, pilves, aga lund vähemalt ei saa ja tuleb suusad ära määrida homseks, et hoogu saaks. Siis kõige olulisem on? Hoogu saad. Ei, mis asja? Mis sa ütlesid, et sa ei jõua lahti teha või? Nüüd ei jõua lahti teha või? Ja siin oli kvart viltu peal, see kuidagi tahtis. Et kui kaamera tööle pandi, et ei jõua lahti teha, siis tuli ikka ise punitada või? No siis nad õnnestus, kaamera pingi all õnnestus. Mis suusamääramise puhul kõige olulisem on? Et suusad määritud saaks ikka õigesti. Homseks valmis?
suusad küll, ma loodan, et mine ka. Selline tuli siis välja sinu lõunane panus. Söögi tegemisse, jah. Lõuna abiks olla oli. See oli üsna raske, et käsi väsis ära. Aga jah, maitsevad täitsa hästi, nii et... Tuleb välja korralikult. Jah, nii et võin järgmine kordki vist köögis täitsa abiks olla. Hommik. Nii keeb. Jah, täna esimene treeningpäev. Kuidas läks argisõit? Argisõit, ma arvan, läks üsna hästi, et sain 11. koha. Ei ole 10, aga on 11. Tulemusega ise rahule? Ma arvan küll, eks ikka oleks võinud paremini minna, aga ma arvan, saab rahule jääda küll. Aga head treeni nüüd. Jah. Oh my god. Ma lähen siis nuki peale. Jah. Huvitav sõidumist üles minek. Nüüd on probleem. Treening oli? Enam-vähem, selles mõttes hästi raske oli see, et kikkerile pandi soole, seega kikker oli siuke jäine kiire, natuke kõva, aga sissesõit oli väga siuke aeglane, et võttis nagu kinni lumi. Et sõidad sisse, kui on see, et ei ole hoogu ja siis kikkeri peal saad jõhkra kiirenduse sisse. Aga muidu enam-vähem, et trikid tegin ära, haarded saaks paremad olla. Et jah, üks treeningpäev vist veel ja siis on juba kvalifikatsioon. Parkimisplats sportlastel Põlvini mudas. Ära ei uppunud või? Veel ei uppunud, õnneks. Pärast Põlvini oli ju? Oli küll, seal taga ma ka hästi vaikselt läksin vee peal, pärast ei tea, et on sügav, astud vee sisse ja kadunud. Nüüd koju, lähme paik. Kui sa küsisid juba vist, et kuhu me lähme? Kuhu me lähme? Pitstopi, et täna on siis Malvikal sünnipäev ja kutsus sinna tähistama. Kohe tuleks sul kooki juurde siia. Me avastasime hotelli bussi ja bussi tagant Malvikale koogi. Nüüd läheb suuremaks peoks. Käib jah? Käib. Jah, näed, sa saad niimoodi oma efekti kätte. Lähed tanki lihtsalt. Pime. Sellest annab tulla. Oli siin. Oota,
midagi valesti. Mis peame ühe tegema? Tagasi üles siis. Meil on kollane auk on meil selleks teenindamisele. Et see on meil selline perehobi. See on 59 aastakäik ja see on 72 oli äkki. Kui tihti te siit ka asjast välja jätte? Ütleme perega teeme 2-3 korda suvel sellise nädalavahetuse väljasõidu. Daniel pisut rohkem, ta sõidab perega on keeruline. ongi, et mina sõidan kollasega, kuna see on nagu täiesti tavaline auto, et roolivõim ja kõik, et sellel sinisel roolivõim nagu ei ole. Et ongi, et Daniel sõidab vanema poisiga, ma sõidan noorema poisiga. Mida keegi tellib postiga? Ei, no täpselt mõtlesin, et tal läks natukene viltu, Eesti lipu pani valesti, aga tuleb ette. Täna lähme kööki ja hakkame paataid tegema, et Tai kokk näitab meile, kuidas asi käib. Nii et lähme kööki. This is for sauce pad thai. Maybe just one fish sauce. A little bit of ketchup makes nice color. Yeah. Okay. And some tamarind. This one the tamarind mixed sour. One egg. This one cooking oil. Not so hot. And some vegetable noodle. Okay, I did with sauce. Almost 1 spoon of sauce. Sina töötad. Aga kuidas läheb? Väga hästi läheb, siin juba õpetatakse. Okay. Kokal on väga raske kõrval olla, aga vaatad, et ta teeb kõik valesti. Yeah, wow, perfect. Jah, üritan, noh. Ja tingid siit juba? Näeb ju välja päris hea ju. Jah. Ma arvan, et tuleb süüa ka ikkagi. Loodame. Perfect. Päris hea on. Kõik ka. Su nägu on siuke, et ei ole, aga ei, aga on. Minu toit on hea, seepärast, et minu toidu tegi kõige inimene. Oli näidistoit, jah. Ei, ma ei tea. Vaata raske on võrrelda, aga ma arvan, et tegin õigesti. Õnnestus. Võin järgmine kordki teha. Thank you, Martin. It's very delicious. Thanks. Thank you. Kuidas meil läheb? Hästi läheb. Ootame, et meil hakkaks paibitreening. Valmis. Ma arvan küll, jah. Ilm on natuke pilles, aga... Valmis ka. Jah. Me oleme kodult ära olnud juba peaaegu 3 kuud. Nii. On koduigatsus ka või? Ei oska öelda. Selles mõttes, et oma voodis on loomulikult parem magada kui teistes voodites, aga otseselt sellist koduigatsust võib-olla ei ole. Sa magad palju teistes voodites? Jaa, ei midagi. Mis kiusab? Tere! Täna on Bigeri kvalifikatsioon ja oleme teinud natukene kava ümber, vaadates siin esimese grupi punkte, et ühe hüppe muudame ära, et plaan on siis selge ees kahekordse 1800 asemel teha otse noseputter 16 ja teine hüppe on ikka otse duubelkord 1800. Et jah, loodame, et see noseputter 16 õnnestub nii nagu vaja. No, meil on jah vaja, et noseputter oleks korralik. Jah, et on vaja, et oleks üle 90 kraadi
nii-öelda siis kikeri lõpus. Lumepääne kohtul keeratud 90 kraadi. Jah. Loodame, et saame selle hakkama kiiresti paar korda saame proovida. Jah. Aga mis ikka? Aga siis üles ja siis võistlus ja... Jah. Ja homme juba Pipe'i kvalifikatsioon. Jah, nii et... Telefon on aku täis. Ei tea, mingi 60% oli. Et saame suhelda. Aga hea trenni. Hommik. Kuidas meil hommik algas? Väga hästi pannkookidega. Malvika ema eile õhtu lubas meile hommikuks pannkookid teha. Nii et lubadust täidetud. Jah. Kuidas pannkookid maitsevad? Hästi maitsevad. Sa pead ka proovima, enne kui ära jahtub sul. Teen selle kohe. Aga nüüd sööme ära ja siis mäele, et on Pipe'i kvalifikatsioon. Täna. Jah. Valmis rennisõiduks? Ma arvan küll. Kuidas meil eile läks? Eile ma ütleks, et ei lenda hästi, et saime 43. koha, aga samas oli ka midagi positiivset, et kuna me tegime kava ümber ja proovisime teha selle nosepatteri, siis see nosepatter õnnestus, ma arvan, üsna hästi, et sain enam-vähem nii tehtud nagu vaja. Jah, et kui siiamaani oli selline, et keeras lüppu peal suustega risti ehk 90 kraadi nosepatter, siis esimest korda oli siuke peaaegu 180 kraadi. Et pigem ma ütleks ka, et olgugi tulemus oli nagu oli, on siit hea midagi kaasa võtta ja kevadel suvel häid treeninglaagreid selle pealt edasi teha. Jah, aga nüüd siis kohe hakkab treening ja siis võistlus. Näeme. Rennisõidu kvalifikatsioon meie jaoks selle taga, 4. Jah, läks väga hästi, ma arvan. Mõlemad sõidud õnnestusid. Esimene sõidul küll ühel hüppel haare oli natuke kehv, aga teine sõit tegi minust ära. Nii et jah, läks hästi. Sa ise mõistad, et 4. koht rennisõidu kvalifikatsioonis on midagi, mida ühes unes ka tagasi hoidsid, ei ole? Ei, ma ei tea, ma ütlesingi, et väga hästi läks. Ei oodanud nii head kohta. Mis me nüüd veel tegema peame? Nüüd tuleb veel üks pilt ära teha. Et meie küll lähme tegema, teie jaoks on pilt valmis, see on juba siin. Et jah. Ja siis... Teeme Grammile ühe plakati pildi. Ja siis jääb ainult üle oodata Pipe'i finaali. Nii et finaalini. Tagasi hotellis. Jaa. Oli meeleolukas päev. Oli, et õnnestus siis rennisõidu MM-il 6. koht saada. Läks jälle väga hästi. No üle ootuste, ei osanud kuidagi loota, et nii hästi läheb. Jaa. Et jah, peale esimest sõitu olime 4. kohal ja oli mõte, et äkki ühel hüppel juurde panna, proovida medali kohta püüda. Aga kuna seal veel mõned enne mind parandasid ka tulemusi, siis see vahe läks liiga suureks, et püüda, et jäime ikkagi sama kava peale. Ei olnud mõistlik seekord veel sellist riski võtta. Jah, aga nüüd on meil auto pakitud, sööme siin hotellis viimase õhtusöögi ja siis hakkame
Eesti poole sõitma. Ma arvan, peame ka ütlema suure aitäh Luule pannkookidele. Jah, Luule on siis Malvika ema, et tegi meile kvalifikatsiooni ja finaalipäeval rennisõidus siis pannkooke ja tundub, et olid head pannkoogid, et aitasid. Õnne toovad. Ja. Aga mis ikka? Loodan, et teile meeldis see vlog ja näeme järgmises. Tšau! Tšau!